tere tulemast! Täna räägime ühest teaduse kõige sügavamast küsimusest. Kas me saame reaalsusest aru, kui murrame seda aina väiksemateks ja väiksemateks tükkideks? Või on äkki aeg hakata hoopis ülespoole vaatama? Noh, alustame kohast, mis on meile kõigile tuttav. Koolist, eks ole. Mäletate neid selgeid piire teaduste vahel? Aga kas füüsika ja keemia on päriselt ka nii erinevad, kui meile räägiti? Mäletate seda, jaa. Füüsika, see on jõud ja liikumine, ja keemia, see on ained ja kuidas nad reageerivad. Üks on see, kuidas asjad liiguvad, teine, millest nad koosnevad. Kõlab ju loogiliselt ja puhtateks. Aga siin ongi see konks. Tuleb välja, et professor Artjom Oganovi sõnul on seda piiri tegelikult täiesti võimatu tõmmata. Need jaotused, need on tegelikult kunstlikud. Need on lihtsalt sahtlid, mille me ise oleme oma mõistuse jaoks loonud, mitte mingid looduse reeglid. Sest tegelikult, kui sa lähed piisavalt sügavale, siis uurivad mõlemad teadusharud täpselt üht ja sama, natuke veidrat kvantreaalsust. See, kuidas aatomid käituvad keemilistes sidemetes või kuidas osakesed omavahel suhtlevad, see kõik allub täpselt samadele kummalistele reeglitele. Reeglitele, mis käivad meie igapäevasele loogikale täiesti vastu. Ja see viibki meid ühe teadusliku meetodi, ütleme, et lausa selle tuumani. See on see, mida tuntakse reduktsionistliku püüdlusena. See on see lakkamatu kaevumine aina sügavamale ja sügavamale, et leida need kõige algsemad ehituskivid. Okei, mis see reduktsionism siis on? Põhimõtteliselt on see usk, et sa suudad mõista ükskõik kui keerulist süsteemi, olgu see siis kell, auto või inimene, kui sa lihtsalt lammutad selle lahtisele kõige väiksemateks, kõige fundamentaalsemateks osadeks. Ja see idee on, olnud teaduse alustalaks ikka sajandeid. Seda idee on hea ette kujutada nagu sellist teaduse torni. Kõige ülemisel korrusel on meil bioloogia, mis uurib elussüsteeme. See omakorda toetub keemiale, molekuulidele ja aatomitele. Keemia toetub aatomifüüsikale, elektronidele ja tuumadele. Ja see omakorda kõige alumisele korrusele osakeste füüsikale, kvarkidele ja leptonitele. Iga tase seletab ära selle, mis toimub just täpselt korrus kõrgemal. Aga siit tulebki see $1,000,000 küsimus, kas sellel tornil on ka keller, kui kaugele alla saab veel minna, kas on olemas mingi lõplik, täiesti fundamentaalne korrus, millest kõik muu on üles ehitatud, või läheb see lihtsalt lõpmatuseni edasi? Aga tead, enne kui me sinna teoreetilise küsimuse sukeldume, vaatame üht väga praktilist ohtu. Mis juhtub siis, kui me seda allapoole vaatamise meetodit liiga kitsalt rakendame? Sest tihti juhtubki nii, et kui sa keskendud ainult ühele pisikesele osale, siis see suur pilt, see tervik jääb täiesti märkamata. Okei, võtame näiteks meditsiini. Kujutage ette üht ravimifirmat. Eesmärk on väga selge ja reduktsionistlik. Loome ravimi, mis vähendab südames naastu. Fookus on ühel ainsal keemilisel protsessil, ühes ainsas organismis. Tundub ju igati loogiline, eks ole? Ja teadlased leiavadki sobiva molekuli. Tehakse kõik need topeltpimedad, placebo-kontrolliga uuringud ja selgub, et see töötab. Südamed saavadki terveks. Aga siis selgub midagi kohutavat. See sama keemikaal, mis südant ravib, põljustab vähki neerudes ja maksas. Ja see ongi see esimene suur probleem. Kui sa keskendud ühele osale süsteemist, võid sa täiesti tahtmatult kahjustada teisi osi. Aga okei, lähme edasi. Oletame, et leitakse uus ravim, mis on füüsiliselt täiesti ohutu. See ravib südant, ei kahjusta ühtegi teist organit, kõik on justkui korras. Aga siis avastatakse, et see põhjustab rasket depressiooni ja sõltuvust. See ongi see koht, kus reduktsionistlik lähenemine kipub alt vedama, sest see eraldab keha ja vaimu, aga tegelikkuses on need ju lahutamatult, täielikult seotud. Ja see ahelreaktsioon ei peatu isegi siin. Ühe inimese depressioon ja sõltuvus, see mõjutab tervet perekonda. See omakorda mõjutab kogukondi, nii et üks kitsalt sihitud ravim võib lõpuks valjandada terve sotsiaalsete tagajärgedega skaadi. Nii et point on tegelikult see, kõik universumis on sügavalt omavahel seotud. Sa ei saa lihtsalt võtta üht pisikest tükki ja teeselda, et kõik muu pole sinu probleem. Terviklik mõtlemine nõuab palju suurema vastutuse võtmist. See ravimineide on hea illustratsioon reduktsionismi praktilistest ohtudest. Aga mis siis, kui see lähenemine ei jookse liiva mitte ainult praktikas, vaid ka teoorias? On sul olemas mingi fundamentaalne piir, mis füüsiliselt lihtsalt takistab meid aina sügavamale ja sügavamale kaevumast? Ja vastus võib peituda milleski, mida nimetatakse Plancki pikkuseks. See on teoreetiliselt kõige lühem võimalik vahemaa universumis. Ja et te saaksite aru, kui väike see on,
see on 100 kvintiljonit korda väiksem kui üksainus prooton. See on lihtsalt absurdselt, kujuteldamatult väike. Okei, ja nüüd läheb asi huvitavaks. Füüsikaseaduste järgi on nii, et kui sa tahad näha midagi nii väikest, on sul vaja sondi, näiteks fotonit, millel on meeletult tohutult suur energia. Loogika on lihtne. Mida väiksemat asja sa vaatad, seda suurema energiaga pead seda nii-öelda valgustama. Ja siin ongi see paradoks. See energia, mida oleks vaja, et mõõta midagi Plancki skaalal, on nii suur, et see sondvarikes Einsteini teooria kohaselt silmapilkselt kokku, mustaks auguks. Ja see must auk neelaks endasse nii selle objekti, mida sa üritasid näha, kui ka absoluutselt igasuguse informatsiooni selle kohta. Mõtle sellele, vaatlemise akt ise hävitaks selle, mida sa üritad vaadelda. See on reduktsionismi jaoks füüsiline tupik. Edasi ei saa. Nii et kui me ei leia vastuseid aina sügavamale kaivates, mis siis, kui me esitame üldse valet küsimust? Mis siis, kui universumi mõistmise võti ei peitugi nendes pisikestes osades, vaid hoopis milleski muus? Ja see küsimus viib meid ühe täiesti radikaalse alternatiivini. See on teooria, mis ei alusta mitte osakestest, vaid põhimõttest. Mis siis, kui reaalsus pole ehitatud legoklotsidest, vaid hoopis geomeetriast? See radikaalne idee on tuntud kui kvantholoogia teooria ehk lühidalt QHD ja see pöörab ausalt öeldes kõik pea peale. Selle asemel, et alustada osakestest, alustab see põhimõttest. Kujuta ette täiesti tühja ruumi. Selles ruumis on ju lõpmatult palju viise, kuidas midagi saaks liikuda, sirkelt, ringis, spiraalselt, mida iganes, ja QHD väidab, et just need liikumise retseptid ja nende omavahelised geomeetrilised suhted ongi fundamentaalsed. Osakesed ja juud ei ole siis enam ehituskivid, vaid need on tagajärged. Need on mustrid, mis tekivad sellest aluseks olevast liikumise geomeetriast. Päris pöörane, eks? Ja selle geomeetrilise lähenemise järeldused need on täiesti hämmastavad. Näiteks, see mitte ainult ei kirjelda, et universum on kvantmehaaniline, vaid see seletab, miks see peaks selline olema. See on justkui sisse kirjutatud ruumi enda geomeetriasse. See ennustab ka midagi täiesti šokeerivat. Gravitatsiooni ei saagi kvantiseerida. Ja see võib olla põhjus, miks füüsikud on aastakümneid täiesti edutult kvantgravitatsiooniteooriat otsinud. Ja mis minu arust kõige elegantsem, see teooria ei vaja mingeid veidraid lisamõõtmeid ega salapäraseid avastamatu ajakesi. See on ehitatud ainult sellest, mida me juba teame. Ja niimoodi olemegi jõudnud ringiga tagasi. Me alustasime sellest, kuidas füüsika ja keemia on kunstlikult eraldatud ja oleme nüüd jõudnud teooriani, mis viitab sellele, et tegelikult on kõik fundamentaalselt seotud geomeetriste suhte kaudu. See on täiesti uus viis teaduse nägemiseks. Ja see jätab meid lõpuks mõtlema, kas teaduse tulevik ei seisnegi enam asjade lõputus lahkamises, vaid hoopis nende suhte mõistmises, mis neid omavahel seovad. Kas me oleme jõudnud selle allapoole vaatamise tee lõppu ja peamegi hakkama keskenduma hoopis seostele, mis moodustavad selle suure ja kauni terviku? See on küsimus, millele järgmised teadlaste põlvkonnad peavad vastama. Aga suur aitäh, et seda teemat koos minuga avastasite.